tere tulemast vaatama-kuulama Petrolheadsi podcasti. Täna on meiega saates Sergei Žuganov, kellega otsime kadunud unistust. Ja tegemist on siis 90ndate autokultuuri või autokultuurituse filmiga, mida siis tema oma meeskonnaga juba väga pikka aega teinud on. Aga ärge unustage, et oma talvised jäärajarehvid saate kindlasti Baltairist ja uue esiklaasi Glass Drive'ist. No tere taas, Sergei, et oled üle pika aja jälle teisel pool lauda. Ja, on ka põhjust ja mul on väga hea meel, et te ise pakkusite selle idee välja, et räägime nüüd filmist, nii et ma hea meelega teen seda, nii et ootan teie põnevaid küsimusi ja mõttearendusi. No enne kui me selle filmi juurde jõuame, millest me tänases saates tegelikult peamiselt räägime, on võib-olla meil ikkagi mõni kuulaja ja vaataja, kes ei tea päriselt, kes see Sergei Žuganov on. Et räägi lühidalt endast ikkagi ka. Nagu ühe podcasti pealkiri oli, et poiss Lasnamäelt on ju, aga tänaseks päevaks juba peaaegu 25 aastat olen tegelenud igasuguse foto-videoproduktsiooniga, ehk siis aitan ettevõtteid nende reklaammaterjalidega, turundusmaterjalidega, et millest mingil määral olen tegelenud ka auto, foto ja videoga, mis on selline lemmikteema, aga igapäevaselt on palju muud, kõike muud peale autosid. Ja kui nüüd tahaks autodega vahepeal rohkem kuidagi ennast pühendada, siis aeg-ajalt tuleb igasuguseid projekte, et mõnikord teen portfooliotöid, kus on autod sees, on see siis need mõned fotoseeriad või mõned videoklipid, aga vahel on sellised mahukamad projektid nagu see film on ja siis millega peaaegu nüüd 2 aastat alates sellisest mõttekirja panemisest olen tegelenud koos paari kaasabilisega. Aga kuhu see töö nagu sind üldiselt viinud on nagu igas mõttes, et sa teed ainult Eestis või? Noh, selles mõttes aegade jooksul seal esimesed aastad, kui sa alustad Eestis, siis üritad midagi Eestis teha või kuidagi nagu kanda kinnitada. Ja edasi läheb juba, sõna hakkab levima ja võib-olla sõidad mõne Eesti kliendiga kuhugi Soome või Läti või Rootsi. Ja siis juba hakkavad siin sealt kohalikud ettevõtted ka võib-olla tellima mingit töid tegema, et kui käekiri meeldib ja töökultuur meeldib, on ju. Ja ütleme, kui 10 aastaga saab isu Eestis täis, kõik võttekohad on juba läbi käidud, on ju, kõik ideed on siin ära rakendatud, siis hakkad ise nagu vaikselt välja poole vaatama ja selles mõttes, et on käidud, Ameerika Ühendriikides pildistamas, Inglismaal, Itaalias, Saksas on ju ja kui nagu päris palju isegi viimasel ajal Saudi Araabias ja Ühendemiraatides. Mõned korrad aastas ikka satud sinna, et kus kõik asjaolud, kõik õnnestub ja kõik asjad nagu langevad kokku. Ja siis lendan sinna 7 kuni 10 päeva, kuni 2 nädalat võib-olla mõnikord. Ja teengi siis seal tööd, et ja välismaal ma peamiselt käin ikkagi nagu autoklientide juures, et on need autotootjad või on need siis mõne regiooni haru peakontori tellimusel. Aga need on siis peamiselt foto või projektid või on ka videod seal nende hulgas? Peamiselt fotoprojektid, et me ei ole veel nii kaugele jõudnud, et saaks režissöörina oma teenused pakkuda seal, aga ma arvan, et see aeg ei ole võib-olla kaugel, lihtsalt sellega tuleb tegeleda ja kuna sellega tegelenud ma ei ole, siis ei ole sinna tähelepanu suunanud, siis ei ole sealt nii-öelda tulemusi ka.
et foto, pigem foto jah. Nüüd meie viimasest podcastist sinuga, kus sa istusid seal teisel pool lauda, on ikka möödas nüüdseks juba päris mitu aastat. Ma arvan, et me küsisime ka tol korral, et mis on olnud nagu kõige ägedam projekt, mida sa oled siis tööalaselt teinud, et kas see on nüüd tänaseks muutunud või on see sama, ehk siis mis võiks olla sinust see kõige parem või kõige ägedam, kõige kihvtim? Tead, see on väga keeruline küsimus. Ma arvan, et neid niimoodi tagantjärgi mõtled, et näiteks kui ma mõtlen selle aasta peale, ma eriti ei mäleta, mida ma olen tegelikult teinud. Noh, mingid töid, et mis on olnud selline hea. Aga samas no kui sa peaksid ennast... ma küsiks teistpidi, et või ma ütleks isegi teistpidi, et ma defineeriks seda huvitavust või seda huvitavat projekti mitte selle järgi, mis on seal see auto olnud või mis on seal see nii-öelda pildistamise objekt, aga pigem, et kuidas on üldse see meeleolu, kuidas on olnud meeskonnatöö, mingisugused võttekohad ja ütleme paratamatult, kui sa lähed 10 päevaks kuhugi teise riiki, tihti ka juba tuttavate inimestega, kellega sa oled juba varasemalt ka nii mõnedki korrad teinud, siis teil jutt klapib, on ju, siuke nagu naljad käivad ja käite mingites kohtades koos vaatamas, et kuidagi kõik loob sellise hea meeleolu ja see, mida sa pildistad või see, millega sa seal tegeled, see on natuke võib-olla teisejärguline, et eks ta on ikka selline ülesannete lahendamine mingisuguses reeglistiku sees või kliendi nõuete raamistikus, on ju. Et pigem nagu see kogu see kogemus alates sellest, et sa astud lennuki peale. Et tegelikult oligi kevadel täitsa mõnus Jeddah oli Saudi Araabias. Siuke nagu väike linnakene, noh, siis nende mõistes. Seal oli vanalinna, oli uusi hooneid, ja meeskond oli hästi lahe, et see mis projekt see siis oli? Nissan, üks väike Nissani mudel, mis uus tuli, mida oli siis vaja pildistada siis selle regiooni, mis on siis äkki kokku mingisugune 10-15 riiki ja see läks siis nii-öelda reklaammaterjaliks sinna nii kataloogidesse kui ka kuhugi veebireklaami ja kodulehele. Nii-öelda ulatus siuke 200 miljonit inimest, kes potentsiaalselt võiks näha seda? Ma ei tea, kas 200 miljonit, mul pole isegi aimu, ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, aga noh, tõenäoliselt on jah. Ja eks selliseid projekte, mis mulle näiteks veel sellest aastast meelde tuleb, oli tegelikult täiesti tavaline, just kui oli üks värvitootja, kellel on mingi suur hulk referentsobjekte mööda Eestit, on ju, ja siis ma käisin neid hooneid filmimas ja pildistamas nii seest kui ka väljast ja kuna see on selline mööda Eestit ringi reisimine, siis sa satud jälle mingitesse täiesti uutesse kohtadesse ja mille käigus sa võib-olla natuke puhkad ka ja suvel on ilmad ju lahedad, et see on siuke kõik natuke teistmoodi ja ma just täna käisin selle kliendi juures ja rääkisime just sellest projektist ka ja ütlesin, et mulle see väga meeldis, et see kuidagi nagu jättis ka hea emotsiooni. Aga ma võib-olla oma esialgse küsimuse tõin natukene ümber, et ikkagi kui sa peaksid tegema selle nii-öelda lifti pitchi kellelegi kuskile oma portfoolioga, siis mis on need nagu kõige üleval olevad asjad, mis võiksid muljet avaldada sellele, kellele sa seda lähed nagu ennast maha müüma? Noh, eks ikka selles mõttes selles fotomaailmas või selle reklaamfotomaailmas on ikkagi oluline see, et kui nii-öelda autotööstuse hierarhias on ju mingid tellijad, on ju, aga see tipptellija on justkui nagu see tootja, tehas, autotehas, on ju. Et siis võikski öelda, et olen arveid esitanud mitte alati nagu otse, on ju, läbi võib-olla mõne vahendaja. McLareni mudelid olen pildistanud meeskonnaga.
720S oli ja siis nii lahtine kui ka kupee. Ja need ei ole siis mitte mingisugused nii-öelda esinduste jaoks pildid, vaid need on siis nagu McLareni enda just, jaoks. Et kui sa lähed võib-olla tänase päevanigi, et lähed McLaren.com on ja siis seal võib-olla nad on juba mudelit vahetanud ja siis sa näedki seal neid minu pilte on ju. Ja noh, teine nii-öelda suur grupp kliente ongi siis seal ütleme Kesk-Ida, Lähis-Ida piirkonnad ongi Toyota ja Nissan, kus on mul juba kümnetes neid projekte olnud ja kus ma olengi nagu järjest käinud, et mitte kahjuks ma ei ole sattunud iga nii-öelda mudelit sinna pildistama, sest et ikkagi on vahepeal on nii-öelda igasugused pakkumiste voorud ja võib-olla ka portfoolio esitamise voorud, et see näitab seda, et töö meeldib ja ma võiks öelda, et see on ka nagu see koht. Aga mis sa arvad ise, et kuhu suunda on raskem murda, kas nii-öelda laiatarbe autode pildistamine, mida võiks müüa potentsiaalselt kümnetele või isegi 100 miljonitele inimestele või pigem sellistesse eksklusiivsete nišiautode maailma tootjate maailmasse, kus on kliente võib-olla per auto paarsada ja paar tuhat soovijat, eks ole. Raske öelda tegelikult, et mul ei ole võib-olla nii palju kogemust, et mul ei ole 100 tööd, et ma oskaks nüüd öelda, et kus on, kuidas. Siimuga me tegelikult käisime siin ka kas 2 eelmisel aastal võib-olla, sa käisid mul abis. Üks Briti autotootja jällegi tehas käis siin ja oli vaja siis igas regioonis, igas riigis oli vaja mingit pilte teha. Ma ei tohi öelda, et ma olen nende fotograaf, sest see on täpselt selline bränd, et nad ei lase enda nii-öelda najal kellelgi nii-öelda reklaami teha. Et siis portfooliosse ma neid töid ei saa panna avalikult on ju ja ma ei ole ka seda teinud, aga need ütleme siis selle tootja fotod on käinud nende sotsiaalmeediast ja igalt poolt sealt läbi. Need ikkagi ütleme nii, et need kallid autod, need kallid tuntud autobrändid, need tihti ei vajagi võib-olla mingid väga häid reklaamfotosid ja nende eelarved on ka tihti pigem väiksemad. Et see nii-öelda see lihtne auto, mida müüakse suurematele rahvamassidele, et sinna panustatakse rohkem eelarvet ja jõudu ja mõttetööd ja tegelikult ka meeskonnatööd tihti. Ütleme, et mitte, et see kogu see raha nüüd tuleb minule taskusse, aga et kui me mõnda Toyotat või Nissanit pildistame, siis seal meeskonna suurus on, ütleme, vähemalt 20 inimest ja mõnikord on olnud siuke nagu 60-80 on ju. Ja tihti on ka filmi, siis mingisuguse videoklipi, reklaamklipi võte on paralleelselt, kus me töötame siis sellise ühe meeskonnana, kus on meie lahendada kõik need küsimused, mis on meile ette antud. Okei, aga sinu teekond algas ikkagi muidugi hoopis teistsugustest oludest ja teistsugustest kohtadest, et käid Tallinnas ringi ja vaatad, mis huvitavad autod siin sõidavad ja mis need on. Ja kuna ma tulen ikkagi, minu lapsepõlv oli 90-ndatel, siis tänapäevaga võrreldes need autod olid ikkagi mingis mõttes nagu hoopis lihtsamad, et kui me vaatame tänasest kuupäevast tagasi, et mis need olid, mingisugused tänapäeva kontekstis mõtled mingi Mersu S-klass on ju. Sa isegi praegu ei vaata tänaval sellele järgi, aga siis olid asjad teistmoodi, sest et neid selliseid autosid, seda klassi autosid ju ei olnud. Ja seda huvitavamad nad olid tegelikult, et seda rohkem tähelepanu nad enda peale tõmbasid. Absoluutselt jah, et aga nüüd oleme jõudnud igatahes filmini ja see ongi see, mida me tulime täna muidugi rääkima ja kust ikkagi see idee sündis, et võiks panna need 90-ndad purki ja teha sellest ühe mingisuguse ülevaatliku
asja? ja tead, see on, ma ise mõtlesin ka selle peale, sest ega mina ei saa aru, kust see tuli. Aga kui inimesed hakkavad küsima, et miks, kuidas selle peale tulid, siis ma hakkasin mõtlema. Seal on mitme asjaolu kokkulangevus jällegi, et üks oli see, et ma olen suuremalt või väiksemalt ikkagi kuidagi terve elu ma olen jätnud meelde mingisuguseid fakte, mis on seotud mingite konkreetsete autodega, mis on siin Eestis olnud. No ütleme, sa isegi lapsepõlvest mäletad mingid autod, mäletad numbrimärki või kus sa seda nägid või kes seal roolis oli mõnikord. Ja tead, kuidagi jääb sulle sinna pähe, mitte et see oleks liiga vajalik info. Et see ei ole ei no pea on prügikast, see on selge. Pea ongi prügikast ja siis sa jätad kõik need sadade autode numbrimärgid endale pähe, et sa võid nagu peast öelda, et näed, siin on see on ju. Ja siis mind ikkagi huvitas kuidagi, mida aeg edasi, seda rohkem sa nagu nostalgitsed, et vaata, tuletad endale meelde, et mis huvitavad autod olid siis ja kuidas nad siis, kui sa neid tänaval nägid, kuidas nad siis mõjusid sinu enesetundele. Et mingisugune 944 Porsche oli niimoodi, et peaaegu nagu unistuste auto on ju, et mõni üksik sõitis ja kui sa nägid, vaatasid see halli värvi, siuke toonklaas, asev, valuvelg on ju. Et tundus nagu päris lahe. Ühesõnaga, see info oli mul kusagil peas olemas, aga ta ei võtnud mingit kuju. Et võib-olla on arvutis ka mõned fotod kuhugi salvestatud või siis minu enda kunagised fotod, mis ma olen teinud, et need on ka kusagil olemas, aga mingid sellist nagu kartoteeki või mingid tabelit või sellist asja nagu ei olnud. Ja ma mõtlesin, aga äkki peaks kuidagi nii-öelda katalogiseerima või vähemalt nagu kuhugi kirja panema, et mis need asjad on, sest et aeg läheb edasi ja sa enam ei mäleta neid asju. Et see oli võib-olla üks nagu ajend. Teine põhjus oli võib-olla selles, et ma tahtsin päriselt leida need autod või siis vähemalt teada saada, mis on saanud nendest autodest, mida ma mäletan siis lapsena, kui ma olin seal, ma ei tea. Ma arvan, et niimoodi väga nagu teadlikult ma hakkasin meelde jätma autosid võib-olla vanusest, ma ei tea, 8, 9, 10, kusagil seal. Ja sellest vanusest ma mäletangi mingeid autosid ja ma mõtlesin, et mis nendest saanud on või üldse, et kui tekiks võimalus saada kokku nende inimestega, kes nendega sõitsid, et kas nad räägiks mõne huvitava loo, et sest nende autode taga on iga selle auto taga on mingi lugu. Ja kui see lapsena oli see sinu jaoks lihtsalt selline visuaalne kuvand, läikiv, ilus uus auto, mis sõidab mööda tänavat. Aga see lapsena ei saa aru, et seal taga on selle inimese elu, mingisugused valikud, mingisugused läbielamised ja kõik muu, mis seal taga on. Et kui nüüd nagu täiskasvanuna sa nagu saad sellest aru, et ja oligi huvitav siis, et kas ma saan midagi uut teada siis nende asjade kohta. Ja kuna mul on selline nagu lähisajaloo huvi ja natuke nagu arhitektuuri huvi, siis mulle meeldis vaadata neid nii-öelda minu lapsepõlveajast igasuguseid fotosid, et kuidas linn välja nägi, et kui palju on ta võrreldes praegusega muutunud ja milline oli see nii-öelda liikluskorraldus ja kuidas linn välja nägi, kus ei olnud mingit liiklusmärke ega mingid eraldusribasid ega teekatet ei olnud tihti ja mingid kohad nägid nagu täiesti teistsugused välja. Ehk siis see läks nagu sinna hulka, mis mind nagu ajandas seda teemat tegema ja võib-olla üks viimaseid asju, üks viimaseid punkte veel, et ma arvan, aasta oli kas 21 või 22. Ma mõtlesin võib-olla just nagu selle emotsiooni najal, ma panin ühte Facebooki gruppi kuulutuse, et ostaks mõne põneva
auto, millel on Eesti ajalugu sealt 90-ndatest. Et noh, lootuses, et äkki ma saan siis mõne selle oma lapsepõlve nii-öelda unistuse ära osta. Siis panin kuulutuse üles, muidugi tuli hästi palju inimesed tihti ka nagu enam ei taju, millal nagu mis ajal toimus, et see 90-ndat vahepeal vajub sinna kuni 2010 inimestel, et nad arvavad, et see 2009 oli ka veel seal on, sest see oli ammu. Ühesõnaga saadeti igasuguseid huvitavaid ja mitte nii huvitavaid autosid. Nii-öelda pakuti müügiks, et oli siis mingisugune Muuga sadama kapteni mingisugune Volvo on ju, siis oli kapo juhi mingisugune Maastur, ma seda marki ei mäleta, mingisugune Chevy võib-olla. Toivo Asmeri mingisugune Lancia oli ja mingisugune sportlaste mingid Mersud on ju, nii edasi. Aga need autod, mis mind nagu päriselt kõnetaks, et nende müügipakkumisi või siis ostupakkumisi ma ei saanudki. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et kui nagu selliseid asju tuleb ka, siis tegelikult on neid autosid veel. Ja nii ma hakkasin otsima, et muidugi algne eesmärk oli see, et ma kogu selle filmi, ta oligi mõeldud nagu siuke hobiprojekt, et me teeme ühe suvega, teeme selle valmis ja siis sügisel vaatame koos väikese sõprade pundiga lihtsalt vaatame kinos, et rendime endale kinosaali, nagu me oleme varasemalt teinud nii mõnegi teosega. Aga siis see läks kuidagi kasvama, et ma hakkasin tegema ja ma nägin, kui palju energiat ja aega see tegelikult võtab. Et alguses ma ei osanud seda arvata, et oligi mõte, et ma ei tea, 5-10 inimest intervjueerime, teeme väiksed, lühikesed sellised jupid ja paneme sinna mingid pildid taha ja muusika ka ja ongi sellest saamas nii-öelda mingisugune klipp. Nii-öelda Petroseltsi kanalisse sobiv kõrvalprojekt. Põhimõtteliselt jah, just. Aga mida aeg edasi, ütleme siis ikka võtsin hoogu ja kõik asjad ei juhtunud kiiresti ja natuke asjad venisid ka. Ütleme, et seal sügiseks mul oli võib-olla aasta. Tegelikult filmima ma hakkasin täna on 25 on ju. 24 mais ma käisin esimest korda salvestamas siis mingit intervjuud. Lauri Tõnspoeg oli esimene. Ja siis hakkasin kevadel mööda autoüritusi käima ja siis kohe esimene üritus oli mis selle koha nimi nüüd on, siis see Sinise paviljoni taga oli ameeriklaste hooaja avamine. Ja. Siis mul hakkas seal silma üks auto, mida ma ei olnud varem näinud. Ja ma astusin sellele ligi, vaatasin, et huvitav, kus ta nagu nägi nagu täiesti värske välja. Jah, natuke, mitte nagu mõnest detailinguga tegelevast kohast nagu välja tulnud, et ta on nagu päris nagu sile ja läikiv, aga ikkagi nagu päris värske. Vaatasin, klaasid olid kriimuvabad täiesti ja vaatasin, seal ongi nagu kõik kulumata. Ja siis ootasin, kuni omanik ilmub siis sinna auto juurde, tegin taga juttu ja siis sain aru, et see on nagu täiesti potentsiaalne filmikandidaat, kellest rääkida. Ja siis tema oli võib-olla kas teine või kolmas, keda me filmisime. Ja niimoodi hakkas nagu asi levima. Ja ütleme, kui sa inimestega räägid, neil vahel tulevad meelde üldse mingisugused täiesti kummalised lood. Ja sa sellest loost saad jälle mingisuguse konksu või mingisuguse väikse infojupi, mille peale sa mõtled, et nii siis võiks selle inimesega rääkida. Või siis võiks seda teemat uurida. Ja nii on ta läinud, et neid tunde, mis on läinud nii-öelda uurimistöösse või siis mingisugune kaevamisse kuhugi, nagu hakkad mingite märksõnade järgi otsima internetis ja igasugustes arhiivides. Et neid on olnud meeletult ja neid on võimatu nagu isegi kirja panna. Ma ei kujuta ette, palju on läinud aega selle peale. Nii et ütleme, suve lõpuks oli mul filmitud võib-olla 6-7 intekat ja siis ma tegin esimese treileri, et üldse aru saada, kas see on midagi sellist, mis ka teisi kõnetab.
või see on ainult see, mis on mulle huvitav, et ja panin kiirelt niimoodi põlve otsas mingi treileri kokku ja näitasin teistele sõpradele ja siis see hakkas niimoodi levima, et mõtlesin, et noh, siis tuleb edasi teha. Ja siis talve jooksul me oleme ka päris palju ära filminud. Ja natuke ka suvel ja siis sinna juurde tuli mingisugune hulk autosid. Millest me tegime siis mõned sellised visuaalsed tutvustused, on ju. Ja need autosid on kokku, täpselt ei ole lugenud, aga ma arvan 10–12. Ja siis tuli aeg see kõik see asi nagu kokku panna ja nende lugude juurde otsida mingisugused arhiivmaterjale. Siis inimestel endal tihti fotosid nendest asjadest või sündmustest säilinud ei ole. Ja siis mõtledki, et kas on kusagilt uudistest läbi käinud või need inimesed on üldse kusagil mõne meediaväljaande fotoarhiivides on kusagil olemas nendest mingid fotod. Ja niimoodi see hakkas nagu edasi minema. Kui ma hakkasin neid arhiivmaterjale otsima, siis see oli ka paras väljakutse, sest ega neid asju ju ka ei ole niimoodi võtta ja väga palju materjale on hävinenud, kas inimestel on kolimise käigus lihtsalt ära visatud. Inimesed ju ka lähevad lahku, kolivad kokku, et siis jälle jagatakse midagi kuhugi, midagi läheb kuhugi prügikasti, sest et mingit osa elu ei taheta mäletada. Ja nii on ta kadunud see nii-öelda materjal. Aga võib-olla sa siis nagu näitaksid meile midagi sellest filmist. Jah, aga vaatame siis seda viimast treilerit. Mõnda lõiku, sketši. Mis on kolmas treiler, mida natuke veel tuleb sättida ja kuhu peale peaksid tulema tegelikult ka esilinastuse kuupäevad, mis on kohe selgumas. Aga vaatame. Juba lapsepõlvest peale olen olnud autode lummuses. Lõputus tavapäraste autode voos märkasin alati neid teistsuguseid, mis tundusid saabunud otse tulevikust. Väikese minu jaoks see polnud lihtsalt huvi. Need masinad tundusid elavat oma elu. Miks 90 on huvitav, ongi see sama, et nõukogude ajal lihtsalt ei omanudki autosid. Ja seal osadel peredel ei olnud seal eriti palju süüa isegi, ja siis lihtsalt nagu vaja ja siis saab selline auto. Ja auto omamine oli võib-olla mingi privileeg, mis ikkagi kuulus vähestele. Nüüd aina sagedamini küsin endalt, miks just auto? Mis mind tegelikult tõmbab selle metalli ja klaasi sädeluse poole? Kas mäletad Ferrarit, mis seisis piimakombinaadi taga? Rohelist BMW kabrioletti Kadriorus või Viperit, mille ümber tiirlesid kuulujutud ja legendid? No siis meie rabelesime ka, et enne neid jõuda, nii et me olime ikkagi esimesed. Need olid märk sellest, et kõik on võimalik. See oli metsik ida. Kuid midagi väga olulist jäi tookord lapse pilgule varjatuks. Seepärast otsingi neid autosid uuesti ja nende omanike lugusid. Oligi võimalik võib sihukese autoga sõita siis, kui Meelis Laava. Keeruline, väga keeruline. 3 autot piirasid mu autoringi, nad tulid kummide vilinal. Ema ütles kaugelt, et võõrad lääne autod sõitsid meile nagu hoovi sisse. Meidniku karjääriga muidugi tulid meelde igasugused lood. Seda peeti Tallinna Miamiks. Läksin Pilitale ujuma ja tulin välja ja oli kapikalal käidud ja võtmed läinud ja autoga läinud. Aga mul üks niisugune kaustik, et kus ma siis, kui ma mingit autot nagu nägin, tahtsin nagu siis ära nii-öelda konspekteerida, et palju need autot see on. See oli kihvt elu. Siis too aeg, kas pannakse vangi või lastakse maha? Näitab mulle paberid, nagu paberitükk ja kirjas minu autonumber. Selle auto peame ühku laskma. Tollal see oli normaalne. Ühiskonnas oli selline suhtumine. See oli okei. Need lood on haprad ja kaovad koos inimestega, kes neid veel mäletavad. Ja võib-olla see on minu viimane võimalus.
ma ise ei ole ammu vaadanud, et nüüd on jälle üle pika aja selline hea tunne, et elan sinna sisse. Tahtsin tegelikult Sergei küsida seda, kui kaugele see film tegelikult nagu ajaliselt nagu läheb, et siin oli juttu Nõukogude Liidus, siin oli mustvalgeid fotosid, aga ütleme need reaalsed nii-öelda ratlastel modellid, et kui sa ütlesid 7 või 8 kuni 10 aastaselt hakkasid sealt meenutama mingeid mälupilte, mida sa ütlesid siia filme tuua, et siis aastates tähendab see siis ütleme, millist on see 85, 90, kuhu sa positsioneeriksid, ütleme need varasemad kaadrid, mõtted, mis see film on jõudnud? See film justkui käsitleb aega, mis jääb vahemikku, nagu ma olen öeldud, et 90, ehk siis 90 kuni 2000 tinglikult. Me võime sealt natuke edasi üle me enam ei lähe, sest seal on juba järgmised suured muutused olnud. Aga natuke on juttu, ütleme, umbes aastast 85-6 ja seda puhtalt sellepärast, et anda inimesele aimu, kes ei ole võib-olla sel ajal elanud või ei mäleta või oma vanuse tõttu on ju, et milline oli elu siis ja kuidas see on siis, ütleme, selle 80 lõpus on nagu järsku toimunud mingisugune klikk on ju. Ja mis siis sellel ajal juhtus ja miks, ja see natuke selgitab ka seda, et miks on eestlastele, miks on meile see auto on nii oluline olnud sel ajal ja miks on siis terve põlvkond on saanud mõjutada. Siiamaani oluline ja selles mõttes kastiratas ei müü. Kastiratas ei müü, aga selles mõttes, et eks kes oskab rohkem häält teha, kes oskab kõvemini karjuda. Ma arvan, et ikkagi nüüd ajad on muutunud, et see aeg, mis oli toona ja kuidas toona autodesse suhtuti, et see on muutunud ja see on võtnud teised vormid ja on läinud võib-olla isegi niimoodi 2 või 3 see tee on ju. Et kui vanasti oli ta võib-olla natuke ühetaolisem läbivalt, siis nüüd on see ikkagi muutunud jah. Et see minu mälestused on küll sealt peamiselt võib-olla, ma isegi ütleks, ma nagu selgelt isegi mäletan võib-olla veel varasemast nii-öelda enda vanusest, et see oligi seal 94-5 ma arvan, aga need on sellised üksikud, et selline nagu väga teadlik meeldejätmine oli seal juba 97-8, kus hakkasid pihta need autoüritused ja kiirendusvõistlused ja kus oli nagu reaalselt võimalik neid autosid näha. Ja seal aastate jooksul on lihtsalt toimunud erinevatel põhjustel teatud muutused. Nii ütleme panganduses on ju, kui ka üldse inimeste jõukuses on ju, kus neid autosid hakkas lihtsalt rohkem tulema ja sul oli võimalik neid ka Tallinna tänavatel näha. Aga kui sa vaatad sellele ajale niimoodi tagasi, et kas siis oli tegemist autokultuuriga või autokultuuritusega? Seda kultuuri oli pigem vähem. Natuke pigem sinna kultuurituse poole ja see ütleb, seda hästi ilmekalt nagu näitabki see, et neid autosid sellest ajast ei ole väga palju säilinud, mis oleks olnud, ütleme siis meil Eestis olnud ja võib-olla need 30 aastat hiljem oleks nad alles. Kui kuulata, ma ise olin ju väike laps on, et mina sellest aru ei saanud, minu jaoks oli see tavaline elu ja kõik oli hästi. Aga kui kuulata vanemad inimesi, siis see, mis tegelikult toimus, oli päris nagu katastroofiline igas mõttes. Et autosid lõhuti nii, et ei olnud üldse vahet, et mis sellest saab. Et ühest küljest auto oli nagu selline ihaldusväärne objekt. Aga kui sul oli raha, siis üks auto ees või taga. Et isegi need mõned erilisemad autod olid otsa saanud väga kiiresti. Et neid häid asju
väga vähe säilinud, et ja noh, ütleme kiiruse ületamised, üldse reeglitest kinnipidamine, purjus peaga sõitmine ja nii edasi, et see kõik oli selle aja selline nagu tunnusmärk. Aga see oli mingis mõttes selle vabaduse, järsu nagu vabaduse saamise tagamaa, et kõik oli vabalt jälle kättesaadav, et siis sa teedki kõike täpselt risti vastupidi sellega, mis oli vanasti. Ja noh, ega inimesed jah, siis mõned inimesed ikkagi jah, lugesid neid autoajakirju ka, neid välismaa autoajakirju ja midagi nad üritasid ka sellest aru saada või kuidas nagu mujal maailmas asjad käivad. Aga noh, mingid autokollektsionääre selles mõttes nagu sõna otseses mõttes ju meil eriti ei olnud, et ja ei olnud ka autokogujaid, autotuunijaid ei olnud. Ma ütlen seda kõike nagu tänapäevases mõttes, et kõik oli mingil teisel kujul ja mitte päris nii, nagu me täna seda mõistame. Et ei osatud autodega ringi käia, säilitada, ei olnud ju, mõnikord ei olnud varusi saada, ei olnud head pädevat meistrimeest, kes saaks mõnda autot siis korda teha. Noh, tavaline asi oligi see, et sa võtad Kadaka autoturult, ostad mingisuguse laheda sportkupee ja sõidad, ma ei tea, mõned kuud, siis müüd maha, sest jälle mingisugune andur läks katki ja keegi ei oska parandada. Et neid lugusid on ka ikkagi olnud, et ja tegelikult nagu tänasel päevalgi, et paljud lahedad autod olid nende käes, kes ei olnud üldse autoinimesed. Neil lihtsalt oli võimalus, et mul on vaja osta kõige nagu lahedam, kõige parem auto, kõige kallim auto, mis üldse saadaval on. Ja nagu ma hiljuti ühest vanast ajalehe artiklist lugesin, ma arvan, see oli aasta mingi 93-4, kusagil sealkandis. Siis keegi politseiametnik või keegi politsei siis esindaja kirjutas, et mingisugused, ütleme, luksusautode, kõik need luksusautod, mis Eestis on või mida Eestisse tuuakse seal, kas oli mingi 30 või 40% olid varastatud kusagilt Rootsist, Poolast, Saksast ja kuidagi siia toodud. Ütleme, päris suur protsent oli siis varastatud autosid siin Eestis ringi sõitmas. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis isegi nii mõnegi ametniku sõiduk on osutunud kusagil mujal riigis nagu varastatuks. Nagu isiklik sõiduk? Ameti sõiduk on ju. Et vähemalt kahte sellist lugu ma olen kuulnud, et ja mis oli veel, et ega need autod olid meil sellised nagu luksusautod, need tippmudelid, need olid meil ka lühikest aega tihti. Et need siis müüdi kohe edasi Veremaale või kuhugi sinna lausa edasi. Et kellegi tellimisel toodud ja siis edasi müüdud ja tihti toimusid need tehingud ka vahetuskaubana, et noh, ma automarki ei ütle, aga üks väga huvitav auto toodi kas 92-3 kusagilt Ameerikast niimoodi, et inimene teenis aega siis ütleme nõuka lõpus seal tänapäevase Ukraina territooriumi ja sai nagu tuttavaks mõnede inimestega ja siis kui ta oli nüüd tagasi Eestisse kolinud ja hakkas mingit oma äri ajama, siis vanad kontaktid jäid alles. Ja Ukrainas oli parajasti mõned siis ütleme siis õppelennukid on ju, olid nagu üle jäämas on ju. Sellised nagu seisavad siin, et keegi neid taga ei otsi ja siis need läksid kuidagi sealt smuugeldati need sealt lennuväljalt ära, need läksid siis USA-sse vahetuskaubaks, siis tuli see hästi lahe auto, mis tuli Eestisse ja siis mis natuke aega sõitis ja minu meelest läks kuhugi edasi müüdi. Ja see auto on siin filmis ka? Ei. Kaustikus? Kaustiku kohta ma ei oska ka öelda, et see inimene, kellega ma rääkisin, ta ei osanud mulle täpselt numbrimärki öelda.
noh, need nimed, mis seal nagu läbi käisid, olid muidugi suured, on ju. Aga kuidagi nagu seda autot identifitseerida oli nagu raske. Aga jällegi sama inimene rääkis mulle, et tema on sõitnud ühe Henri sinu lemmikautoga siin Eesti territooriumil. F40. Eestis? Eestis. Tegi, et noh, tema selles mõttes jälle siuke nagu automees ei olnud. Aga ta tegeles nagu igasuguse asjade vahendamisega, et noh, siit saab, on ju, siin organiseerin sulle edasi. Et siis ütles, et Muuga sadamas võtsime vastu, tegin seal territooriumil väikse tiiru, on ju, ja siis panime järgmisele konteinerile ja siis läks juba edasi. Me võime oletada, et see on üks auto, mis on hetkel Moskvas, aga me seda 100% ei tea, aga justkui nagu see aeg, millal see Eestis toimus ja millal sinna see auto kohale jõudis, et nagu justkui klapib. Ega noh, neid autosid ei olnud ka seal palju. See on mingi kahtlase ajalooga auto, ma ei tea? Ei tohiks olla. Okay. Ei tohiks olla. Ikka täitsa nagu vähemalt nii palju, kui mina tean, et toodi ja see oli minu meelest 90. lõpus. Ma arvan, need autod siis võib-olla ei maksnud ka nii palju, kui et ta oli võib-olla seal hinna põhja oli kätte saanud. Et tollal oli ta pigem, ma arvan, et selline soodne. Ma arvan, et ta pole soodne kunagi olnud, aga jah, sul on selles mõttes õigus, et kui veel isegi 15 aastat tagasi sai neid väga hea korteri hinna eest, siis praegu saab neid väga hea või noh, täiesti kättesaamatu maja hinna eest, eks ole. Täpselt, et ja neid autosid, mis on Eestist läbi käinud, sellist huvitaid autosid, mingil kujul on ju, need ei ole alati registrisse jõudnud, aga nad on kas olnud kellegi käes, sest inimesed ei julgenud sõita või tahtnud näidata oma siis äripartneritele või kellele iganes, et see oli neil kodus garaažis, on ju. Et noh, ise teadsid, et sul see X auto on olemas, on ju, et jälle seesama mees rääkis, et ühel töösturil oli Ferrari, millest mina varem ei ole midagi teadnud, et ei ole meedias ka, see ei ole ka meediast läbi käinud, et see ei ole see piimakombinaadi auto, on ju. Et see oli mingi 3. või 4. veel, on ju, tegelikult seal 90. lõpus, et aga see tööstur on siiani edukas ja toimetab ja hoiab sellist väga madalat profiili meedias ei esine ja aga Ferrari tal oli. Et selles mõttes on huvitav, neid lugusid nagu tuleb. Kõike muidugi paluti mitte edasi rääkida. Mis on selline läbiv joon veel. Et inimesed ikkagi kipuvad kuidagi nagu ettevaatlikult olema, vaatamata sellele, et 30-35 aastat on möödas, siis ikka on väga nagu ettevaatlik. Kompamine ja alati ei taheta rääkida, et võib-olla rääkimata siis kaamerasse rääkimisest, et mõned lood ma olen kuulnud, mida mulle otse räägiti, mida ma ei saa edasi rääkida ja filmi siis loomulikult ka mitte. Ja samamoodi ei ole saanud ka teatud inimesi kaamera ette, keda ma oleks väga tahtnud ja kelle autodega ma olen sõitnud. Nüüd lihtsalt ei ole nõus tulema. Ei ole nõus tulema, et jällegi nad hoiavad madalat profiili ja võib-olla see, mis nad tol ajal tegid, et need olid ka mingisugused nende rasked valikud. Isegi anonüümsena ei ole nõus. Isegi anonüümsena, ütleme, kas sa saad läbi perekonna kuidagi võib-olla veel ligi või läbi kuidagi ühiste tuttavate ja tihti. Ütleme, ma käisin ühe autoga sõitmas oma lapsepõlve. Ta ei olnud unistus, aga ta oli selline nagu hea mälestus, et ma ei teadnud viimase hetkeni, kes see nagu õige omanik oli tollal, et mulle kuidagi isegi praegune omanik ei tulnud kohale, et tuli siis mingisugune tema sõber siis selle autoga ja rääkis natuke nagu taustalugu. Ma saan aru, et see ei ole midagi, mis filmis oli. See oli lihtsalt filmi tegemisega seonduvalt. See oli filmi tegemisega seonduvalt, jah, just. Okay. Aga seda võid öelda, mis autoga tegemist siis oli? Ma pigem ka ei ütle.
aga noh, Saksa premium mark, ütleme nii. Eks kõik need tipud olid seal sellised natuke kummaliste lugudega seotud ja noh, ime ka, et need on tegelikult on siiani alles. Aga räägi võib-olla sellest filmi nagu ülesehitusest, et mida me seal oodata on, et kas see on sinu nagu persoonilugu või on ta teiste inimeste lugu või mis ta nagu on ja milline see ülesehitus võiks olla? Ja, see film on tund 45, tund 50, umbes sinna kanti. Midagi sellist on hetkel planeeritud. Peamiselt on ta ikkagi nagu minu uurimus, vähemalt ma alustan selle uurimistööga ja vahepeal ma teen seal mingisuguseid vahekommentaare. Et kui ütleme muudest intervjuudest mingid asjad ei selgu või midagi on seal puudu, siis ma kindlasti ütlen mõne sõna sekka ka veel. Kindlasti räägin ma oma väiksed sellised lühilugusid teatud autodega seoses. Et kui ma midagi siis sellest 90-ndast mäletan ja juhtumisi on see auto saanud ka filmi, siis ma seda püüan kuidagi ikkagi kommenteerida. Aga noh, mõte on ju see, et selle filmi mõte nagu üks mõte on ka see, et kuna ma olin väike ja ma ei saanud asjadest aru, et miks on mingid asjad nii ja ma paljusid asju ka ei mäleta. Nii et ma olen justkui nagu pöördunud teiste inimeste poole, valdavad nagu minust oluliselt vanemate inimeste poole, ütleme 15, 10 kuni 20 aastat vanemate inimeste poole, kes mulle siis räägiks, et kuidas need asjad siis päriselt nende vaatevinklist välja nägid ja kuidas nad oma elu elasid, on ju. Ja nii ütleme niimoodi see lugu nagu seal kulgeb, et see on kindlasti üks siuke nagu läbiv teema. Need teemad on tihti ka omavahel läbi põimitud, et noh, inimesed on rääkinud palju ja mul on õnnestunud saada palju kuidagi klappima, et see jutt nagu voolaks üsna sujuvalt on ühest kohast teise. Ja vahepeal siis, kui me mõnda autot oleme kätte saanud ja saanud näidata, siis seal on sellised visuaalsed tutvustused, ütleme sinna sekka. Et nagu ma ütlesin, et 10 kuni 12 autot ma täpselt seda numbrit ei oska öelda, aga üles võetud autodest on juba kõik tehtud või on teil veel tulevikus midagi tegemas? Kõik on juba tehtud, tegelikult kogu film on justkui üles võetud. Et sellepärast ma oskan ka selle pikkuse öelda enam-vähem täpselt, et ta oli juba siin nii, ma ei tea, mõni kuu tagasi oli juba enam-vähem seal maal, et ma teadsin selle pikkuse. Aga ta on, ühest küljest on ta natuke nagu läinud pikemaks, sest me oleme juurde filminud ja teisest küljest ma olen sealt kahjuks häid tükke ka ära võtnud, sest et noh, muidu sa võid lõputult rääkida ja ühel teemal ei ole mõtet lasta inimestel rääkida mitu lugu on. On midagi sellist veel, et mis kui tuleb, et siis võt selle paneks või mida sa jahid nagu sinna filmi? Ma pigem ootan või siis ma olen oodanud mingisuguseid vanu arhiivmaterjale. Ma olen mingitele inimestele pinda käinud 2 aastat. Palun, ma tean, et tal on olemas ja ta ise öelnud, et ja ma kohe lähen. Et kas mingid fotod või mingid videomaterjalid, mida võiks siis nende lugude jutustuse juures ära kasutada. Tahaksid sa praegu öelda, mida sa konkreetselt otsid, muidu äkki hakkab peale podcasti vaatamist siis nii-öelda vaatajad? No selles mõttes, et ega ütleme, neid asju võib igal juhul otsida, et see filmi tegemine küll saab mingil kujul nagu lõpu siis läbi esilinastuse ja kinos näitamise. Aga ega see tegemine ja selles mõttes lugude salvestamine ja talletamine see ei lõpe. Sest mul on tegelikult juba plaanis, ma arvan, mingisugune 5 kuni 10 inimest, keda võiks veel intervjueerida. Ja lihtsalt mitte filmi jaoks, aga lihtsalt, et need asjad oleks salvestatud ja noh, paljud on juba sellises vanus, et need ei tea kauaks need inimesi on.
ja mälu on neil veel värske loodetavasti, nii et sinna juurde siis tahakski ka, mitte sinna juurde, aga lisaks nendele lugudele, et otsikski neid igasuguseid fotosid ja videomaterjali siis vanadest aegadest, 90-ndatest, et kui teil on olemas kusagil kodus fotoalbumid, kus on juhtumisi kas või juhuslikult peale jäänud mingisugused. Näiteks F40. Näiteks F40. Aga võib-olla sa näitad meile mõnda sihukest näitlikust videot või faili, mis inimene võib arvata, et tegelikult, et mis see ka on, eks ole, aga mis tegelikult sobiks sellisesse filmi ideaalselt. No mõtleme, ma teen ühe kausta siin lahti. Üks viimaseid võib-olla, kui mitte kõige viimane minu leid. Jällegi üks tuttav rääkis, et tema käis 90 alguses, oli siuke nagu fotohuviline. Noh, nagu mina, aga võib-olla natuke teises võtmes. Ja kuna ta elas sellises piirkonnas, kus elasid ka igasugused toona jõukad inimesed, erinevate siis ütleme riigiettevõtete juhid ja mingisugused bossid, siis ja selle ümbruses olid ka igasugused sellised kallid eramajad, siis paratamatult oli seal tema läheduses väga huvitavad autosid. Ja tema siis käis need lihtsalt pildistamas ja nende fotodega juhtus see, et kuna see mees arvas, et Martin, tere, kuna ta arvas, et neid fotosid ei lähe enam kunagi kellelgi vaja, siis ta lihtsalt viskas need üks päev ära. Õnneks olid säilinud negatiivid, mida ma siis suure raha eest olen lasknud ilmutada jälle. Nii et neist on saanud nagu digifailid. Aga ma kohe kiirelt otsin näiteks. Nii, teeme siis. Üks hetk. Aha, kohe. Selle me võime alati välja lõigata. See tulebki välja lõigata. Siis ütlesid, et ta ei tohi tööd juurde teha. Väga hea, ma peagi veidi fookust tegin. Sa võid küsida mingi hetke selle kohta, et siin on mainitud suurt raha ja niimoodi, et tööd ja aega ja raha on palju kulunud, kes seda finantseerib, siis me saame sujuvalt sinna hooandjesse minna. Ja see on üldse meelest läinud. Palju meil seda aega järgi on? No siuke tund on läinud. Siit läheb paar minutit. Ütleme, mis on siuke nagu... Maksimaalselt. Mis on selline täiesti juhuslik leid, et ma ei tea, kas see on nüüd esimene või teine E39 M5. See ei ole küll nagu sellel teemal, mis me eelnevalt rääkisime. Aga ühe siis tuntud ettevõtja üks toonastest autodest, mis oli nagu päris värske ja siis Martin oli käinud juhuslikult, kui ta siis see ettevõtja tuli siis nende, ma ei tea, kas sugulastele või tuttavatele külla, ettevõtja oli selline juba peaaegu 30, 28, 29 midagi, siis tuli selle M5-ga ja siis need noored poisid on ju seal 20, 21 on ju, et nad nagu jalus ei oleks, et lasi neil siis autoga sõita, et minge tehke oma sõidud ära ja siis poisid läksid nagu sõitma. Mille käigus tehti siis pilte, et kes ära tunneb, siis Viimsi Statoil seotud ka. Mis siin veel põnevat on, ütleme siin igasugused Mati leivategi autod on ju. Ja mis siin veel põnevat võiks olla, see just nimelt see ajastu, millest me räägime, on Pirital. Ei, see on Nõmmel. Nõmmel. See oli selline huvitav maja ja sellel autol on üks kurb saatus, kui ma nüüd ei eksi, siis see oli Soome saatkonna auto. Ja siis mingi hetk läks see autojuht ma ei tea, kas üksi või siis koos saatkonna töötajaga siis Peterburi. Ja siis see auto seal rööviti ja juht tapeti. Et see auto enam tagasi tulnud, juht ei tulnud ka. Et sellel autol on nagu kurb lugu. Aga sellest autost on säilinud siis mõned fotod.
ja noh, neid selles mõttes neid autosid olid seal Nõmme vahel nagu palju, kui sa mõtled nagu 924 tegelikult on nagu. See on veel N-liidu number. Jaa, N-liidu numbreid jagati kuni 92 minu meelest, et ta on kusagil seal piiri peal 91, 92 minu mäletamist mööda. Et noh, Vabaduse ja Puiestee ääres on selline leid on ju. Need numbrimärgid on veel siis ütleme, kas nad olid ühisettevõtete omad, nagu vahepeal olid. See on siis, mis seal pildil on, hash mingisugune? No hash või N on ju, N, et siis siin on siis riigikood, mis vastab siis Eestile on ju, ja siin on siis lihtsalt nagu järjekorranumber on ju. Et need olid siis ütleme Soome, valdavalt olid Soome-Eesti ühisettevõtete autod. Noh, mõni ütles, et see oli nagu transiitnumber on ju, tegelikult oli pigem, minu meelest oli vist ikkagi ühisettevõtete. Mida me siis siin nendele võib-olla, kes meid ainult kuulavad, et mida me oleme siin praegu näinud, on siis S-klassi Mersu 924, jah, 924 Porsche, C4 kerega Audi 100, nüüd mingisugune Oldsmobile või? Võt neid usakaid ma nii peast ei tea selle ajast omasid. Täiesti uus Toyota Hiace on ju. Jah, 4-veoline. Jah, just. Aga kui nagu vaadata, milline oli siis üsna kunstilised fotod peaks mainima. Ja selles mõttes ma kiitsin, et üli nagu kõvad asjad olid. Ja siis seal lähedal, tema kodu lähedal asus üks remonditöökoda, kus käisid siis igasugused sellised huvitavad autod vahepeal. Katkinise linaga Chevy Astro ja Cadillac ja limusiin Cadillac seal juures. Ja 123 kupee. Mercedes-Benz. Siuke E34, suhteliselt värske tundub. Ja M5 märgiga vähe. M-i märgiga. Aga noh, selles mõttes see liikluspilt ikkagi seal maja juures oli nagu, see hoovipilt oli nagu sapakas on ju, ja siis on Jaagor on ju. Et need on siis sellised materjalid, mida sa senimaani ootad tegelikult veel? Mida ma senimaani ootan ja ma olen kindel, et need on kusagil veel olemas ja need inimesi, kes need pildistanud on veel. Et noh, jälle ütleme siis ka Nõmme vahel siuke E32 on ju, päris huvitav. Selle auto siis tollane omanik on kahjuks meie seast lahkunud, aga tema üks poegadest on olnud seotud võidusõiduga, mis on nagu kõrgel tasemel minu meelest, kui ma nüüd ei eksi. Aga peaks olema küll. No. Nimesid jällegi ei nimeta, selles mõttes filmis on ta selline nagu läbiv joon, et me nimedest ei räägi. Sest et see lugu ei ole mitte nagu konkreetsetest inimestest, aga see lugu on meist kõigist. Et need nimed seal juures ei ole üldse olulised. Et lihtsalt elu? Lihtsalt elu, jah, nii nagu ta oli. Aga peale seda filmi nüüd, kas siis sa ütlesid, et sul on sellist materjali, mida sa oled pidanud kahjuks välja võtma, head materjali, kas siis on oodata ka mingist sellist nii-öelda backstage nagu videot või lühiformaadis saadet? Ma veel tegelikult mõtlen, mis selle väljund võiks olla. Ma arvan, et oleks tark ära oodata selle filmi linastuse ja vaadata, mis tagasiside sealt tuleb. Et võib-olla keegi annab mingisuguse huvitava mõtte, mis selle materjaliga edasi teha, sest et intervjuusid on olnud kokku selline peaaegu 20 ja iga mees on rääkinud, ütleme, 40 minutit kuni 2 tundi. Et seal on materjali, need alati ei olnud need sellised nagu kõige suuremad pärlid ja kõige huvitavamad palad, aga sellegi poolest on seal häid asju veelgi. Ja seda saab alati jätkata, et kontakte on, inimesi on veel, kellega rääkida, lugusid on palju. Ma ütlen, see filmi tegemise maht on nagu minu jaoks nagu hoomamatult suur, et ei ole ise ühtegi sellist, ütleme, videot või filmi teinud. Kui suure meeskonnaga te nagu selles mõttes igapäevaselt või selle filmi võtmes nagu tegelete, palju on sinu kõrval, ma saan aru, et sa oled ise see kaevur, kes otsib siis neid materjale, kes suhtleb inimestega, kes monteerib, et kui sa nüüd
võtad enda meeskonna kokku, et ma saan aru, et siin on palju selliseid abipersoone, kes nagu abipersoone on selles mõttes jah, ütleme, see meeskond on päris nagu filmi tegemise mõttes on kohutavalt väike, et noh, see on ikkagi, kõik on selline meie hobiprojekt ja me oleme seda enda vabast ajast ja peamiselt minu rahakotil teinud, need väiksed kulud, mis on meil kogu aeg olnud, ütleme, neid on alati olnud, et alustades kas või nende failide digiteerimisest kuni siis igasugune see transport ja mingisugune tehnikarent ja failide hoiustamine ja kas või need materjali on nii palju, et need välised kettad, mida ma olen ostnud, ütleme puhtalt materjali hoiustamiseks on seal juba ka üle 1000 euro on ju lihtsalt nagu selle ketta. No see on üks väike osa, et ma saan aru sellest filmi eelarvest. Just, mul on olnud suur õnn tegelikult, et mul on käinud abis filmimas 2 täiesti supermeest, nad on väga erineva käekirjaga, aga nad on ka selles mõttes mingis mõttes nagu auto või tehnika fännid on, et üks on Tanel Meos, kellega me alustasime seda projekti, kes lihtsalt oma vabast ajast tuli aitama. Ja teine oli Alex Tulberg, kelle loominguga me oleme ka tegelikult mingil määral tuttavad, et kes mäletab mingi paar aastat tagasi, ta näitas oma filmi ka, autofilmi siis ütleme ka väiksemale seltskonnale tegi ka nagu filmilinastusi on ju. Mis nimeline, kas seda on ka kuskil näha? Road to Perfection. See oli jah. Et Alex on ka ju siis Statement üks kaaskorraldajatest on ju, et temaga me oleme käinud, et nende meeste ees ikkagi nagu müts maha, et nad on nagu vabast ajast käinud ikkagi aitamas. Lisaks on abis, ütleme, nagu päris tasustatud inimesed, kes võib-olla natuke rohkem motiveeritud oma tööd tegema, on siis üks mees teeb meil graafikat, igasugust nagu infograafikat ja visuaalset efekte ja mis iganes tiitrid, asju. Siis on üks helimees, muusikalooja, helilooja, kellega koostöö on olnud võib-olla ka minu selline nagu väike unistus, et sest tema on olnud mõnede muusikapalade loomise juures, mis on ka pärit minu nii-öelda lapsepõlvest, et see muusika, mis tema tegi, seda no ka nimeta siis? Dmitri Piibe. Ja mis lugu on see, mida ta peaks kuulama? Mis lugu peaks kuulama, need on pigem sellised nagu venekeelsed pop-laulud. Vahet ei ole, ma tahan teemasse tulla siis, et kuulata, milline oli Sergei elu. Kui sa Ruki Verh mäletad, selline bänd oli, siis seal nende esimene, teine album võib-olla, siis tema on olnud nagu selle sünni juures, et ta natuke aega töötas seal Moskvas mingis stuudios ja oli siis ütleme üks heliloojatest, et ma neid täpselt nii-öelda ametinimetusi ei tea, aga tema aitas ja siin mingid kohalikke Eesti bände ka. Ja noh, tema käekiri mulle meeldis ja siis see, mis me oleme temaga nagu siiani teinud, on valdavalt olnud väga lahe ja eks meil on natuke võib-olla kohati nagu maitse küsimus või nagu minust arusaamine on alati keeruline, nii et eks me jälle varsti istume jälle koos ja teeme siis selle nii heliloome kui ka audioefekte nagu siis lõpuni kokku. Et siis sul ei ole mitte audiopangast võetud muusika, vaid sul on sinu filmi jaoks tehtud looming lausa. Täpselt, sellega me tegelikult lahendame mõningaid küsimusi, sest sellega on juriidiliselt lihtsam. Et kui sa audiopangast ostad loo ja sa tahad seda kusagil kinos või teles näidata, siis seal on juba hoopis teised numbrid mängus. Seda esiteks, ja teiseks ikkagi nagu päris nullist lasta teha on teinekord nagu sa saad nagu palju täpsemini pihta sellele, mida sul vaja on ja kuna mitte isegi muusikaloomet, aga igasugust heliefekte ja sellist nagu atmosfääri ja meeleolu on vaja nii või naa luua, siis see on igal juhul nagu hea valik. Ja eks ta vist
ongi valdavalt kõik, et meid on, mõned inimesed on käinud abis natuke ka filmimisega aitamas, kaameratehnikat rentinud, autojuhina käinud abis, ütleme, kui me oleme, Alex või Tanel on filminud neid autosid liikumises, siis ma olen olnud kas ise siis kaamerauto roolis või siis selle filmitava auto roolis ja siis keegi on alati seal aidanud, on ju. Et ongi sihuke 6-7 inimest on meid koos. Ja siis mõne mehe töö tuleb kinni maksta ja nii ta käib, eks need kaasabilised on ka ikkagi tahavad tõenäoliselt mõne väikse preemia saada. Et ma ei usu, et nad päris tahavad, aga kindlasti on hea neile midagi anda, et see toob ka neile rõõmu jälle tagasi. Võta see oma küsimus jälle. Mul juba läks kuulamisega. Aga aega, raha, kõike seda kulub üsna palju, et kuidas sa seda finantseerid, et kas tuleb kulka taha või on sul suured telelepingud või? Huvitav on see, et ma olen filmi tegemise käigus püüdnud nagu siit-sealt midagi kusagilt uurida või nagu kellegi toetust saada, aga kuna sa oled nagu justkui selline filmimaailmas, oled uus tegija, siis ja sul ei ole võib-olla midagi väga ette näidata, siis sul on tohutult keeruline mingeid toetusi saada. Isegi Sergei Žuganov. No ma räägin, et ma ei ole filmimaailmas, ma ei ole selles mõttes. Nimi on ju teada. Ma väga selle peale ei panustagi ja selles mõttes, et filmimehed reklaamimeestega hästi läbi ei saa, et mina olen nagu mingisugune suvaline, nemad teevad kunsti. Filmimehed teevad ikkagi kunsti, on ju. Ja mis on nagu täiesti arusaadav, et me oleme erinevas nagu klassist, on ju. Ja kultuurkapitalile ma olen ka taotlusi saatnud, aga sealt on alati tulnud see, et vähese toetuse tõttu siis me teile siis toetust, ütleme siis meeskonnasisese toetuse, vähese toetuse tõttu, et me teile rahalist toetust ei anna. Ehk siis teema ei kõneta? Just nimelt, teema ei kõneta, ma arvan, et kas ta on võib-olla liiga lihtne lahendus nende jaoks või nad võib-olla ei saa päris nagu aru või siis see temaatika ise, ma ei saa pahaks panna, et see ongi nagu selline, et mis nagu ühte seltskonna kõnetab, teist ei kõneta. Ma arvan, et võib-olla lihtsalt see, et tänases päevas on see auto teema kui selline. Võib-olla ei ole see, mis neid nagu väga kõnetaks, et sinna peaks toetuse andma. Teine variant on see, et me oleme juba nii palju tööd ära teinud, et mis meist ikka toetada, et me saame nagu nii valmis. On võib-olla me võime siin nagu igasuguseid ideid pakkuda, aga me ei tea kunagi päris lõpuni, aga ei pane pahaks selles mõttes, et see oligi, ma ei ole üldse nagu arvanud, et kuna ma ütlesin, et ma alustan seda kui hobiprojekti ja see pidi olema väike asi, siis ma kulude pärast üldse ei muretsenud, aga kui see film kasvas suureks, siis oli aru saada, et midagi tuleb teha ja õnneks on käimas hooandja kampaania, kus inimesed saavad väikse panuse või suure panuse anda ja toetada filmi tegemist, mis on hetkel üsna nagu edukalt käima läinud ja ma arvan, esimese eesmärgi me saame siin kohe mõni päev täidetud, aga sealt on veel natukene minna, et mille peale ma väga loodan ja mis teeb meie elu oluliselt kergemaks. Et natuke me saame siis sealt raha kätte ja ütleme, suvel ma olen saatnud mõnedele lähituttavatele ja mõnedele oma klientidest ettevõtetele siis sellised kirju, kus ma tutvustasin oma projekti ja mõni neist oli ka väikse panuse teinud. Mõni isegi nagu üllatavalt hästi oli nagu suhtunud sellesse projekti ja on andnud nagu hea toetuse, et see kõik ei lähe mitte siis meie nii-öelda 3, minu, Taneli ja Aleksi nii-öelda kulude katmiseks, aga peamiselt ikkagi selleks, et katta kinni
selle järeltöötluse kulud, ütleme siis levitamise, reklaami ja kõik, mis sellega veel kaasneb, ütleme. See filmimise osa oli meie jaoks, ta oli nagu hästi mahukas. Aga meie jaoks oli ta, võiks öelda, et lihtne ja mõnus. Sest meil oli ikka huvitav käia siin ja seal ja vaadata neid autosid ja rääkida nende inimestega. Ja kuulata neid lugusid, on ju. Aga just see osa, kus me kasutame teiste inimeste abi ja mis vajab siis nii-öelda kinnimaksmist, et selle jaoks me otsimegi toetust, et kui teile tundub, et see on midagi sellist, mis teid kõnetab ja te peate sellest lugu ja saate selle väärtusest aru, siis ükskõik, mis panus ka ei tule, meil on selle üle alati hea meel, et iga 5 eurot, iga 10 eurot on see, millest lõpuks saab üks suur summa kokku. Ja millal on siis see aeg, millal seda filmi näha saab? Hetkel täpselt kuupäeva ei oska öelda, aga tundub, et me sihime sinna märtsi 1.–2. nädal, 2. pigem. Ma ootan teatud kinnituskirju ja et ütleme kogu see levitamisega seotud protsess on selline minu jaoks jällegi uus. Ma õpin ja suhtlen uute inimestega, uute ettevõtetega, et saada sealt vajalikud infotükid kätte. Aga ma saan aru, et see ei ole siis mitte valitud üksikud seansid erinevates kinodes, vaid see läheb ikkagi nagu... See läheb päris kinolevisse ja tõenäoliselt hiljem läheb ta siis, ütleme, mis iganes teenusepakkujatel telekas kodus on, et on see Elisa, ma ei tea, mis need... filmiriiulid. Et view on demand, siis saad nagu sealt telekast ka tellida. Aga seda saab näha siis alles siis, kui kõik need kinoseansid on läbi ja siis läheb see nii-öelda sellisele nagu mingis mõttes jällegi laiemale publikule. Ja kinos saab seda näha tõenäoliselt kõikides kinodes üle Eesti igas linnas. Et me teeme kõigepealt esilinastuse kutsutud publikuga, võib-olla ka mõned sellised eraseansid. Mõni ettevõte on juba avaldanud soovi, et tahaks oma nii töötajaid kui ka kliente sinna kutsuda, et nad saaks seal omavahel juttu rääkida ja selline nagu väike nagu networking üritus. No vot just, et hooandjas saabki osta endale tegelikult sinuga koos vaatamise. Ja, ka minuga koos ja mitte ainult minuga, aga teiste filmitegijatega ja küsida meilt ennast huvitavaid fakte või esitada küsimusi üldse selle filmi tegemise või millegi muu kohta. Et jah, ütleme siis seal hooandjas ongi eraldi paketid sellised, mida siis soetades pääseb sinna sellele privaatsele seansile, kus me oleme kõik koos. Mis kujul need üritused täpselt on, seda näitab aeg. Aga ma küsin ikka peaaegu et lõppu ühe intrigeeriva küsimuse. Kas seda tehes oli mingi auto või lugu, mida sa jahtisid, mida sa tegelikult teadsid, et on olemas, aga mis jäi kätte saamatuks, mis oli kadunud unistus sulle? Neid autosid on... See üks. See lugu või see auto? Ma ei avaks kaarte, aga seal on üks asi. Mis jäi kätte saamatuks? Mis jäi kätte saamatuks. See tuleb filmist välja? See tuleb filmist välja. Väga hea, siis tuleb vaatama minna. Täpselt. Aga ma usun, et selliste mõtetega ongi paras nüüd otsad kokku tõmmata. Erinevalt Sergei kadunud unistusest toetab Petrolheadsi muidugi Glass Drive ja Baltair. Mille üle on väga hea meel alati. Absoluutselt, sa oled ju ka meie. Täpselt. Aitäh! Aitäh, Sergei! Aitäh kutsumast ja oli tore!